Tervist, head Objektiivi vaatajad. Mul on hea meel tervitada siin Objektiivi stuudios taas doktor Antti Kukkelat. Tere tulemast! Tere! Aitäh kutsumast! Me rääkisime eelmises saates madalsagedusliku heli tervise mõjudest ja seekord mõtlesime, et võiks rääkida raadiokiirguse võimalikest tervise mõjudest, sest tegelikult selles saates tuli ka sellest juba juttu selles eelmises saates. Kui me nüüd vaatame seda, et mida raadiokiirgus meiega teeb, siis sellest on olnud nagu juttu mõningates allikates, jällegi väga palju niimoodi avalikus diskursuses sellest juttu ei ole. Jälle räägitakse natukene nagu vandenõuteooriast ja nii edasi. Kuidas sina kui arst sellele olukorrale vaatad? No ja, see mõte nüüd uuesti tuua see teema nagu avalikus, et sai nüüd hoogu juurde sellest, et kuna siis siin riiklikul tasandil planeeritakse siis ütleme Eestis püstitada siis 1000 või rohkem tuulegeneraatorit üle Eesti, eks ole, mis muudaks siis Eesti maapiirkonnad sellisteks hiigel rajatistega tööstusrajooniks. Ja selle puhul siis, eks ole, keskkonda tekitatakse siis seesama madal ja infrasageduslik akustiline energia. Ja tekkis mõte juurde, et kuidas mõjuvad omavahel koos toimes, nii siis see infraheli kui ka raadiosageduslik kiirgus. Et raadiosageduslikku kiirgust tekitavad kõik ütleme, rajatised ja seadelised, millel ei ole juhet taga. Nii et hakkame kehast pihta, kõige lähemal on mobiiltelefonid, siis on beebimonitorid, laste mänguasjad, mis on kaugjuhitavad, töötavad üle raadiokiirguse, siis mobiilimastid, radarid, kõik sellised asjad, et töötavad üle raadiokiirguse. Ja otsides siis teadusotsingumootoritest, teadusuuringuid, mis heidaksid valgust sellele, et millised võiksid olla nende kahe füüsikalise teguri koosmõjud. Saime ühe vaste ainult, eks ole, ja see tähendab seda, et see valdkond on täiesti läbi uurimata. Aga see üks vaste, mis ma leidsin, oli Hiinas tehtud üsna hiljutine uuring, kus siis leiti, et 30-minutilise nii madalsagedusliku akustilise energia kui ka raadiosagedusliku energia koosmõju potenseerub ehk võimendub, 1+1 ei ole enam 2, vaid 3 või 4. Ja kuna uuringus oli konkreetselt fokusseeritud kognitiivsetele võimetele ehk mõtlemisele, eks ole, mälule, toimimise kiirusel, siis leiti, et pooletunnine selline koostoime halvendas oluliselt kognitiivset võimekust noortel, tervetel meestel. See on nüüd vägagi tõsine nagu uuring või tõsine järeldus sellest, et kognitiivsed võimed võivad olla ohus, aga ju on siis midagi kõvasti veel. Et see on ju tegelikult üks väga tõsine probleem, et kui inimene on madalsagedusliku heli väljas, et tema kognitiivsed võimed reaalselt halvenevad ja on räägitud ju ka tegelikult unehäiretest ja üleüldse psüühilistest häiretest, eks ju. Aga kui nüüd sinna lisada veel selle 5G kiirguse ja kõik muu, et ütelda, et kognitiivsetele võimetele see nii-öelda lisandub, ütleksin selle võimete madaldamisele lisandub see, siis see on ju, ütleks niimoodi, et vägagi tõsiste tagajärgedega või kuidas? Jaa, et praegu ongi siis Eestis käivitatud see eelmainitud protsess, eks ole, et kus siis jõuliselt tahetakse meie elukeskkonda täita siis tuuleenergeetikaga, tuugenitega ja sellest siis tekkiva inframadalsagedusliku akustilise energiaga. Aga meil on kohal juba siis see raadiosageduslik kiirgus, mis on meil umbes väga laialdast levikut leidnud siin umbes põlvkond tagasi. Eks ole, et ega tänapäeval, kui me liigume Eestis ringi, me ei leia kohta, kus ei oleks mobiilimaste. Et linna keskkonnas me näeme, et paljudel majadel, eks ole, ka elamurajoonides on antennid katustel, eks ole, et mis siis tagavad selle, et juhtmevaba tehnoloogia töötab
ja sellised, ütleme, keskkonnas, ühiskondlikus ruumis olevad nii-öelda kiirgusallikad, neid me ei saa välja lülitada. Mida me ise saame mõjutada, on siis meie kodused, ütleme, raadiokiirgusel töötavad seadmed nagu mobiiltelefon, wifi ruuter, laste mänguasjad saame samuti välja lülitada, eks ole. Ja nendega on, see on juba kohal, see on tulnud vaikselt ja probleemid seda lähemalt vaadates on samasugused nagu on inframadalsagedusliku heli korral, et seadusandlik on puudulik, seadusandlus ei reguleeri, ei ole piisavalt täpselt reguleerinud selle raadiosagedusliku kiirguse kasutamist. Piirnormid on sellised, mis ei kaitse tegelikult negatiivsete tervisemõjude eest. Ja kui teadlased on välja toonud tuhandete teadusuuringute läbitöötamisel järeldused ja soovitused, et millised võiks olla ohutud raadiokiirguse tasemed meie elukeskkonnas, siis need on, ütleme siis umbes kümneid tuhandeid kordi madalamad kui meil praegu seadusega paika pandud raadiokiirguse piirnormid. Ehk teisiti öeldes, meil kehtivad raadiokiirguse piirnormid lähtudes teaduslikust vaatenurgast ei kaitse elanikkonda raadiokiirguse negatiivsete tervisemõjude eest. No kui vaadata tegelikult laste tervist, siis mina olen lihtsalt mõelnud seda, et meil on midagi väga-väga tõsist viga. No see ei ole mingisugune minu ainulaadne järeldus, vaid see tuleb lihtsalt väga selgelt välja. Väga paljudel on mingisuguseid psühholoogilisi häireid, nagu näiteks ADH või mingeid muid probleeme, keskendumishäireid, autismispektri häireid. Siis on väga paljudel lastel allergiaid, see kasvab pidevalt. Ma mäletan, et kui mina tulin Nõukogude Liidust ja läksin poisina Soome elama, siis ma nagu suurt ei teadnudki, et mida see allergia nagu tähendab. Et esimese asjana küsiti minult, et milliseid võimalikke allergiaid mul on koolitoidu vastu. Ja ma ütlesin, et ma ei oskagi nagu öelda, et andke aga head toitu peale, et siiamaani nagu pole midagi ilmnenud. Aga nagu vaatame seda, mis on nüüd praegu laste tervise puhul, siis me näeme, et ju autismispektri häired on kasvanud nagu tohutult. Allergilisus on kasvanud tohutult. Et kas see võib olla seotud selle pideva aldistumisega põhimõtteliselt raadiosageduslikule kiirgusele või mingisugustele muudele teguritele? Ja kui vaadata siis teadusuuringute tulemusi, et siin on üks selline teadlaste grupp, Bioinitiative teadlaste grupp. Nemad on teinud väga tänuväärset tööd, nad on analüüsinud siis maailmas läbi viidud uuringuid, mis uurivad raadiokiirguse mõju ja nendel on jaotatud ära ka need uuringud oma kas siis mõju järgi või kahjustuse, ütleme iseloomu järgi gruppideks ja seal on näha erinevad grupid kohe. Üks on meie pärilikkusaine ehk DNA kahjustusi koondav grupp. Teine on neuroloogilised kahjustused. Kolmas on oksüdatiivne stress ehk hapnikuvabadest radikaalidest põhjustatud kahjustused. Et oksüdatiivne stress on tänapäeval kõikide krooniliselt kulgevate tsivilisatsiooni haiguste üks põhiline kahjustusmehhanism. Ja kui me tuleme nüüd selle autismi, tähelepanuhäirete, allergiate juurde, siis me näeme, et kas või siin 2022 avaldatud kokkuvõtte nendest uuringutest, neid uuringuid oli umbes 300-400, siis seal leiti, et 2/3 nendes uuringutes oli negatiivne mõju närvisüsteemile ja kaasa arvatud laste närvisüsteemile ja teadlased on välja toonud ka eraldi selle, et tingituna laste keha ehituslikest iseärasustest, et laps ei ole väike täiskasvanu. Lapse kehas on näiteks koljuluud on lapsel õhemad, veesisaldus on ajus suurem, mis tähendab seda, et kui laps paneb endale telefoni vastu pead ja räägib sellega, on tema saadav kiirgusdoos 2 korda suurem või rohkemgi kui täiskasvanul.
sama aja jooksul, kui ta räägib, et võrdse aja jooksul. Ja see on kindlasti üks põhjuseid, miks meie laste tervis ja mitte ainult meil, vaid ka üle maailma on nii drastiliselt halvenenud. Ja millised need konkreetsed raadiosagedusliku kiirguse mõjud siis on? Kuidas me võime neid grupeerida? Milliseid uuringuid üleüldse siis selles teemas tehtud nüüd on? No, kui me hakkame raku tasandilt pihta, siis me võime öelda, et ta tekitab siis oksidatiivset stressi, siis tekitab mitokondrite, mis on meie energia, ütleme siis tootmiseks vajalikud, nagu väiksed energiatehased, energiavabrikud. Nende talitlushäired, siis tekitab aju vere barjääri läbilaskust, et see laseb läbi teatud aineid, toitaineid valdavalt. See hakkab lekkima, mis on väga, väga ulatuslik, haiguslik või ütleme, haiguslik muutus. Ja siis tekitab ka lisapõletikku organismis ja ütleme siis elundkonna tasandil või siis kuidas inimene ise seda tunneb. See võib olla väga erinev. Ma toon ühe sellise näite natuke kaugemast ajast, kui tööstusrevolutsiooni on veel suurt hoogu sisse saanud ja kaevandustes võeti kaasa kaevandustesse kanaarilinnud puuriga. Ja nende eesmärk oli see, et kuna kanaarilinnud on maagaasile oluliselt tundlikumad kui inimesed, siis kui kanaarilind seal kaevanduse käigus suri ära, siis oli see kaevurile märk sellest, et nüüd tuleb hakata välja jooksma kaevanduses, sest maagaasi lekib kuskilt. Tänapäevases ühiskonnas on meil ka siis nii-öelda sellised kanaarilinnud nende inimeste näol, kes on ülitundlikud sellisele elektromagnetkiirgusele, elektromagnetväljadele. Ma olen rääkinud inimestega ja vaadates ka teadusuuringutest, see kaebuste amploa või spekter, mida need inimesed võivad kaevata, on väga erinev. Ja ka see, kui ägedalt, ütleme, selline elektroülitundlikkus võib avalduda, on ka väga erinev. See võib tulla nagu haamrilöök. Et ma olen kuulnud selliseid kommentaare, inimesed, kes elavad Tallinnas, ütlevad, et oli uus mobiilimast püsti pandud või antenn maja katusele, ma ei teadnud seda, ma sõitsin sealt mööda. Mul oli silmad vett täis, et ninast hakkas tilkuma, pea läks paksuks, et nii äge reaktsioon võib olla. Et tavalisemad on sellised tõenäoliselt peavalud on, sellised natuke mitte nii ägedad, võivad tekitada südamerütmi häireid, eks ole, siis mõtlemise, ütleme, protsessi häirumine, mäluhäired. Üks väga sagedane tänapäevane haigus, suhkruhaigus, teist tüüpi suhkruhaigus. Uuringutes on leitud, et raadiosageduslik kiirgus halvendab meie suhkruaine vahetust oluliselt. Seega võib raadiosageduslik kiirgus olla kas suhkruhaiguse kulu halvendaja või esilekutsuja. Sest tänapäeval ei ole keegi ütlenud, miks suhkruhaigus tekib, mis on selle põhjus. No selles samas nii-öelda bioinitiative uuringus on välja toodud siit ka mõned tulemused aastast 2022. Võib-olla kommenteerime neid ka. Ja, siin on näha, kui me hakkame algusest pihta, on kohe sellised pärilikkuse aine mõjud. Ehk see raadiokiirgus kahjustab meie pärilikkuse ainet. Ja pärilikkuse ainel, nagu kogu meie kehal, on teatud taastumisvõime, et ise paranemisvõime, ise tervenemisvõime. Kuid kui need kompensatoorsed mehhanismid saavad, ütleme, ületatud, siis sellisel juhul hakkavad sisse jääma vead. Nii meie pärilikkuse ainesse kui ka keha teistesse rakkudesse, mis hakkavad siis avalduma haiguslike nähtude ja kaebustena lõpuks, eks ole. Väikese märkusena ütlen seda, et see on siis nagu tegelikult metauuringu tulemused, et siin nagu analüüsitakse vist nii-öelda erinevaid teadusuuringuid, kui mitu protsenti nendest uuringutest väidab, et raadiosageduslik kiirgus on siis antud juhul pärilikkusainele kahjulik ja kui mitu protsenti vist siis ei väida seda, eks? Siin on näha niimoodi, et kui me vaatame just seesama esimene rida, mis seal on, kus on näha, et 200
423 uuringust 68% ehk 290 leidsid negatiivseid mõjusid pärilikkusainele ja 132 uuringut ehk 32% ei leidnud siis negatiivseid mõjusid. Ja varasemates, ütleme, statistilistes uuringutes on välja toodud ka see, et alati on oluline vaadata, kes või milline institutsioon on uuringu rahastaja. Ja seal on leitud reegel ja seaduspära tuleb välja, et kui rahastus on riiklik või ühiskondlik, siis on negatiivne mõju tuleb tõenäoliselt oluliselt sagedamini välja, kui see on rahastatud tööstuse poolt, telekommunikatsioonitööstuse poolt, siis reeglina sealt negatiivset mõju välja ei tule ja need siis kokkuvõtteid ilmselt kajastuvad ka selles tabelis. No lähme vaatame nagu järgmiseid tasandeid. Ja siis on neuroloogilised, eks ole, efektid või mõjud. Siin on näha samamoodi, et 390 uuringust 74% kahel kolmandikul olid negatiivsed mõjud leitud ja siis on seesama oksidatiivne stress ehk hapnikuvabade radikaalide kahjustusel põhinevad igasugused tervisehädad, et nende puhul samamoodi, siin on isegi 91% uuringutest nendes on leitud, et 300 uuringust siis on leitud, et raadiokiirgus põhjustab oksidatiivset stressi ja üle selle siis ütleme meie keha kahjustamist. Ja see ei piirdu nüüd ainult ütleme inimesega need mõjud, et see raadiokiirgus kahjustab kogu elusloodust. Loomad, putukad, linnud, ka taimestik saab samamoodi kahjustatud selle poolt, eks ole. Ja inimesed võib-olla praegu kuulates ütlevad, et noh, kus ma seda tunnen, mis jutt see on, eks ole. Aga me peame arvestama seda, et kui inimene ei tunne midagi, et see ei tähenda seda, et haigusprotsess ei ole kehas käimas. Et teatud haiguste puhul on nii-öelda peiteaeg ja sageli selliste krooniliselt kulgevate haiguste puhul ongi see peiteaeg pikk, see võib olla 10 aastaid, näiteks vähi puhul. Ja protsess organismis on käivitunud, sest see käivitub praktiliselt kohe, kui inimene satub raadiokiirguse mõju alla, et keha reageerib sellele kohe. Ja kuna see avaldub kaebustena, et haiguslike nähtudena, et see on hoopis teine küsimus. See võib hakata aastate pärast, et see tervis võib hakata vaikselt alla käima, et inimene ise ei pruugigi sellest aru saada. Ja sellepärast ma tõin enne siia kanaarilindude näite juurde, et kui te inimesed näete kedagi, kes ütleb, et ta tunneb elektrivälju, siis ei tasu selle üle naerda, vaid need inimesi tasub väga, väga tähelepanelikult kuulata, mida nad räägivad, millises keskkonnas nad jäävad haigeks ja mis selle põhjus võib olla, eks ole, et need võivad olla teie tervist päästvad inimesed, kes toovad teile sellise sõnumi, aga reeglina neid inimesi ei panda tähele, et neid pigem naeruvääristatakse. Kas meil tegelikult võib olla siin lääne ühiskonnas praegu selline väga tõsine nii-öelda kausaalsuse tuvastamise kriis, kui seda niimoodi võõrsõnadega panna, ehk siis põhjuslikkuse tuvastamise kriis, et põhimõtteliselt on haigused, mida põhjustavad nähtused, mida kas pole piisavalt uuritud või need uurimused on kuskil vaiba alla lükatud või nendest ei räägita piisavalt, aga need on reaalsed põhjused konkreetsetele haigustele, konkreetsele inimorganismi nõrgestumisele. Ja kuna sellest ei räägita, nendest reaalsetest põhjustest, siis tegelikult ei saada aru selle haiguse kulu tegelikust nagu mehaanikast. Ja ma tooks siia esimese aspektina juurde, kui inimesed ei ole märganud, siis pöörake tähelepanu sellele, mida meile meedias esitatakse, tundub, et progresseeruvas mahus on see, et kui paljud meie tervisehädad on nii-öelda põhjustatud geneetilistest faktoritest. Ja eks ole, sealt tuleb välja lugeda see sõnum,
mis meieni püütakse siis tuua, on see, et kui see on teie geenides, kui see on meie geenides, siis me ju ei saa selle vastu midagi teha, sest see on meie sees, see on meile kaasa sündinud, eks ole. Et kes ei ole tuttavad mõistega eugeenika, viige ennast kurssi, vaadake, mis on, et see on selline, ütleme, eesti keeles otsa öeldes tõuaretus ja see ei puuduta põllumajandustegevust, eks ole, vaid see on selline, see oli siin aastakümneid tagasi üsna populaarne teema ja tundub, et tänapäeval on eugeenika jätkuks geneetika. Et ja on vägagi tõenäoline see, et kõik sellised haigeks tegevad keskkonnafaktorid meie elus, eks ole, et võtame nüüd need füüsikalised faktorid, inframadalsageduslik heli, raadiokiirgus, siis võtame põllumajanduses, tööstuses kasutatavad ja sealt erituvad kemikaalid. Et kõik need on jah, nii nagu varjatud ära ja ehkki neil on näidatud teadusuuringutes väga selged ja tõsised mõjud inimese tervisele, aga et kui meile kogu aeg esitatakse meedias seda, et see on meie geenides, eks ole, ja samas me teame teadusuuringutest ka seda, et need samad füüsikalised tegurid ja ka keemilised faktorid kahjustavad meie geene ja nagu ma ennem ütlesin, kui see vastupanuvõime saab ületatud, siis meie keha ei suuda enam meie pärilikkusainet parandada ja see vigane pärilikkusaine kandub üle uude põlvkonda. Et see, mis sa enne välja tõid, ka see autismi, tähelepanuhäirete, allergiate epideemia, see võib olla üks ilming sellest, et iga meie järgne põlvkond võib olla järjest haigem. Et me oleme võib-olla selle protsessi alguses alles või keskel. Kui nüüd raadiokiirgusele lisada veel see, mida me rääkisime eelmises saates, madalsagedusliku heli mõju inimorganismile, siis siin ju võib tekkida kompott, mille terviklikkust on nagu sa ütlesid ka, ei ole veel üldse uuritud. Aga üks peamine teema, mis tundub ikkagi korduvat, on just nimelt see, mida sa just praegu mainisid, siis mõju meie geneetilisele materjalile ja mõju meie taastootmisele, ehk siis inimeste võimekusele saada järglasi. Selline mõju on täpselt samamoodi ju ei midagi muud kui oma sügavalt olemuselt eugeeniline, ehk siis teiste sõnadega massidel ei lasta sünnitada järglasi. Ja, et siin eelmisel korral me vist mainisime natuke ka ja selle juurde võime tulla ükskord tagasi ja lahata seda süvitsi laiemalt, on see sama bisfenool A, eks ole, et mis on oma nii keemiliselt struktuurilt kui ka toimelt, et toimib östrogeenina ehk naissuguhormoonina, eks ole, et selle vahega, et see tuleb, see on sünteesitud, see on inimese poolt valmistatud ja seda on täis meie elukeskkond, eks ole. Ja kui me paneme need mõjud kokku, kõikide nende füüsikaliste faktorite mõjud, keemiliste faktorite mõjud, siis mida rohkem neid kokku panna, seda vähem on uuringuid või need uuringud puuduvad täielikult, et milline on nende koostoime. Ja see oleks üks ütleme, uurimisvaldkond, mida tuleks siis jõuliselt arendada. Ka Eestis peaks teadlased, eks ole, see peaks olema rahastatud ja see, et kui me toome midagi massiliselt meie elukeskkonda, nii et praegu on kohale jõudnud, eks ole, ja laialdaselt üle Eesti laiali levitatud siis see sama raadiokiirgusel, ütleme raadio elektromagnet väljadel põhine tehnoloogia, mille eest ei ole pääsu, eks ole, et kui nüüd tuuakse juurde ja see sama inframadalsageduslikul helil põhinev siis tuuletööstus, et me ei tea seda, mitte keegi ei tea seda, et see on, jällegi saame öelda, tegemist on inimkatsega, eks ole. Ja tulles selle juurde, kuidas see mõjutab inimeste paljunemisvõimet, eks ole. Ja et see on üsna selline elu ja inimvaenulik tegevus. No kas Eestis on ka uuritud seda valdkonda? Ja, Eestis on sellise raadiokiirguse tervisemõjude alane kompetents täiesti olemas. Tehnikaülikooli nüüdseks emeriitprofessor Hiie Hinrikus see on siis tema elutöö.
ja tema on just nimelt uurinud sellise raadiokiirguse mõju inimese ajule ja ta on leidnud, tema tulemused kattuvad sellega, mis on tulnud siis maailmas samamoodi, eks ole, et selline raadiokiirgus kahjustab inimese ajutalitust, tema kognitiivseid võimeid ja hiiehindrikkuse positsiooni siis ütleme siis selles valdkonnas näitab ka Teaduste Akadeemia poolt tellitud eksperthinnang, mille siis hiiehindrikkus andis 2017 aastal rahvaalgatusel Riigikogusse jõudnud 5G tehnoloogia kasutusele võtmise vastu. Ja selles eksperthinnangus on näha, siis on välja toodud ka sellise rahvusvahelise vähiuuringute agentuuri avaldus, kus 2011 aastal klassifitseeriti raadiosageduslik kiirgus võimalikuks vähitekitajaks. Peale seda avaldust on ilmunud palju uuringuid juurde, kuid 2 kõige tähtsamat on selline NTP ja Ramazzini instituudi uuring, kus sai kinnitus see, et raadiosageduslik kiirgus ei ole mitte võimalik vähitekitaja, vaid kindel vähitekitaja. Ja selle sama rahvusvahelise vähiuuringute agentuuri teadlased on püüdnud klassifitseerida raadiosageduslikku kiirgust ümber kindlaks vähitekitajaks. Ja kuna nad on Maailma Terviseorganisatsiooni allorganisatsioon, siis ei ole see veel läbi läinud, see klassifikatsioon. Aga saame näha tulevikus, kas see läheb läbi. Ja ma tooks juurde siis mõningaid, eks ole, selliseid uuringuid või selliseid praktilisi tulemusi või tagajärgi sellise raadiokiirguse laialdasest kasutamisest on mitmeid epidemioloogilisi uuringuid. See on põhimõtteliselt tagantjärgi tarkus. Me panime mobiilimastid huugama, eks ole, ja nüüd me tagantjärgi näeme, mis see meiega on teinud. Et üle maailma näha ajuvähki haigestumise sagedus on kasvanud, samamoodi kilpnäärme, jämesoole, pärasoole vähki haigestumise sagedus on kasvanud ja lisaks on juurde hakanud tulema nüüd rinnavähi. Naistel rinnavähki haigestumise sagedus ja see on väga poole spetsiifiline, ilmselt ka käespetsiifiline, kas naine on vasaku või paremakäeline ja on toodud haigusjuhtumeid välja, kus noored terved sportlikud naisterahvad minnes jooksma panevad mobiiltelefoni endale rinnahoidja vahele ja hiljem on selle koha peale tekkinud kasvaja, rinnakasvaja. Ma tsiteerin seda hiiehindrikkuse eksperthinnangut. Raadiosageduslike elektromagnetväljade kahjulik mõju on juba tõestatud. Raadiosagedusliku elektromagnetvälja bioloogiline mõju ja tervise mõju on tõesti tõestatud. Põhiprobleem on selles, et looduses puudub koherentne elektromagnetväli ja elusorganismid ei ole oma ajaloolise arengu käigus sellega kohanenud. Elusloodus on kohanenud mitmekoherentsele päikesekiirgusele, mis tekitab aineosakeste juhusliku soojusliku liikumise. Koherentne väli mõjutab ühesuunaliselt üheaegselt paljusid aineosakesi ja selle mõju on seetõttu oluliselt suurem. Paratamatult tekivad bioloogilised muutused, milledele võib kaasneda ka terviserisk. Pöördumisest toodud andmed on tõesed ja asjakohased, ütleb Hindrikkus. Ehk siis põhimõtteliselt, mis meile vastu vaatab, on siin see olukord, et 5G tehnoloogia ja kogu see raadiosageduslik kiirgus on meile teada tuntud siin, ma ei tea, viimased 20 aastat või sellises mahus, eks ju. Ja põhimõtteliselt kogu seda tervikut, mis sellest nüüd järgneb, tervise mõjude näol, me lihtsalt ei ole suutnud veel tuvastadagi. Ja, et see, mida sa nüüd ette lugesid, et see oli nüüd Teaduste Akadeemia poolt tellitud eksperthinnang hiiehindrikkuselt ja Teaduste Akadeemia siis kordab neid samu järeldusi oma arvamuses, mille siis tellis Teaduste Akadeemialt Riigikogu Sotsiaal- ja Tervishoiukomisjon. Ja hetkel on riigiametites kooskõlastamisel Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuring Eestis, mille tellis Sotsiaalministeerium ja eesmärk oli siis hinnata, millised on võimalikud 5G tehnoloogia
kasutuselevõtuga kaasnevad tervisemõjud. Ja üks järeldus ja soovitus, mis teadlased tõid, oli see, et Eestis tuleks karmistada, alandada oluliselt selle raadiokiirguse piirnorme, mis on Eestis seadusandlikult kehtestatud. Et nüüd saame näha, millisele tulemusele jõuavad siis riigiametnikud, kas nad asuvad rahvatervise kaitsele või nad kaitsevad edasi telekommunikatsioonitööstuse huve. Et Eestis on kehtestatud piirnormid sellele raadiosageduslikule kiirgusele, mis on alusdokumendiks võtnud sellise rahvusvahelise mitte ioniseeriva kiirguse kaitsekomitee suunised, soovitused. See on valitsuseväline organisatsioon, mis valib oma liikmed endale ise. Sellest samast komiteest on ka HIE-Hindrikkuse eksperthinnangus juttu ja nende tegevust ei kontrolli ükski valitsusorganisatsioon ja neil puudub ka igasugune juriidiline vastutus oma soovituste tagajärgede eest. Aga Eesti ja enamus Euroopa Liidu riigid, kus on siis seadusandlikult paika pandud raadiokiirguse piirnormid, on kirjutanud selle siis seadustesse sisse. Ja Euroopa Nõukogu tasandil on koostatud raport teadlaste poolt, kus on juhitud tähelepanu ka sellele, et see sama komitee on väga tugevalt seotud telekommunikatsioonitööstusega ehk soovituslikke piirnorme annab see komitee välja lähtudes telekommunikatsioonitööstuse huvidest ja mitte rahvatervise kaitsest. Just Hindrikkus võtabki kokku selle, et kehtivad kiirgusnormid kaitsevad tööstust, mitte tervist. Et nii see kipub olema. Kui me nüüd vaatame nagu tervikpilti, siis siin võib-olla kuulaja võiks mõelda, et no mida me siis nüüd teeme sellega, et kõik tahavad ju moblas surfata, kogu elu on juba selle peale, et meil igal pool on seda raadiokiirgust meie ümbruskonnas, meil on mobiil kogu aeg taskus, mobiil padjal, mobiil voodi kõrval, me kogu aeg elame selles nii-öelda mobiilide ja arvutite inforuumis või selles ruumis, mida nad nii-öelda meile pakuvad vahenditena. Et mis oleks nüüd siis võimalikud nagu lahendused sellele olukorrale? Me ei pea hakkama ise leiutama jalgratast. Vaatame, mis mujal maailmas on tehtud selle nimel, et kaitsta inimeste tervist raadiokiirguse kahjulike mõjude eest. Eks ole, et kui me vaatame Eestis ringi, siis siin valitseb valdavalt täielik teadmatus selles osas, millised võivad olla raadiokiirguse kahjulikud tervisemõjud. Aga vaadates ringi maailmas, me näeme, et erinevatel tasanditel on rakendatud kaitse teavitusmeetmeid, et kaitsta inimesi nende kahjulike mõjude eest. Ja sinna käivad elanikkonna teavitamine. Teavitamine võib siis olla sellise kodanikualgatuse aktivismi näol, aga paljudes riikides on ka seadusandlikult paika pandud kohustus inimesi teavitada, et võimalikest, ütleme siis juhtmevaba tehnoloogiaga kaasnevatest tervisemõjudest. Näiteks Belgias, Prantsusmaal on poodides kohustus panna siis mobiiltelefonide pakenditele ja kõikidele juhtmevabatele tehnoloogiatele juurde hoiatus ja instruktsioonid, milliseid tervisemõjusid võivad nad tekitada ja kuidas neid vähendada viisid. Belgias näiteks on keelatud lastele suunatud mobiiltelefonide reklaamid. Samamoodi on lastele keelatud mobiiltelefonide müük Belgias. Paljudes riikides siia juurde tuues näiteks Küpros, Iisrael, Prantsusmaa on koolides, lasteaedades wifi kasutamine keelatud, et kõik käib üle kaabelühenduste, see on võimalik. Lisaks teavituskampaaniatele on paljudes maades nii-öelda kohustuslik raadiokiirguse foonide mõõtmine regulaarselt ja nende avalikustamine tulemuste. Prantsusmaal näiteks saab ka inimene nõuda kahtlusel,
et kas tema elukeskkonnas või siis töökeskkonnas, üldse ütleme siis seal, kus ta liigub, elab, et seal mõõdetakse raadiokiirguse fooni, et kas sellest peetakse üldse kinni. Ja väga paljudes maades on, ehkki seal võib-olla kehtivad sama kõrged ja tervist mitte kaitsvad normid nagu Eestis, on tehtud erisusi elamurajoonide, lasteaedade, koolide piirkonnas, kus on kehtestatud oluliselt madalamad piirnormid, näiteks Itaalia näitena. Siis on riike, kus on kehtestatud üldiselt oluliselt karmimad raadiokiirguse piirnormid üle kogu riigi. Seal näiteks kuuluvad Bulgaaria, Itaalia, Hiina, India, Venemaa. Et nendel on oluliselt karmimad ja ütleme siis kahjulikke tervisemõjusid vähendavad piirnormid kasutusel. Ja selliseid kohti siis regiooniti võib leida üle Euroopa, üle maailma ka väga paljudest kohtadest niimoodi, et ütleme siis nagu kas linnade, valdade, eks ole, regioonide kaupa. Belgias on näiteks Flandrias, Valloonias omaette hoopis teistmoodi kui üleriigilised piirnormid, et neid võimalusi on palju. Samamoodi siis see teavituskampaania, eks ole, et mis on suunatud, peaks olema suunatud kõigile, aga eelkõige mõeldud riskigruppidele, lastele, rasedatele naistele, eks ole, haigetele inimestele, kuidas kasutada mobiiltelefone, eks ole, ja eelkõige on see, et need tuleb hoida oma peast eemal ja mitte kanda neid taskus, eks ole, et selline distants on sõber selle juures, et kui me viime oma kehast käepikkuse võrra telefoni eemale, näiteks kasutades valjuhääldit või kõrvaklappe, siis me vähendame sellega seda kiirgusfooni kümneid, sadu, võib-olla juba tuhandeid kordi. Siin enne saadet sul oli kaasas selline kiirgusfooni mõõtja ja tegime ka siin Tallinna kesklinnas kohe linnavalitsuse taga asuvas Objektiivi stuudios sellise väikese mõõtmise, et need numbrid, mis sealt välja tulid, olid üpriski šokeerivad. Jah, ütleme niimoodi, et linnakeskkond, kus on tihe asustus, on ka raadiokiirguse foon reeglina väga kõrge, kui me võrdleme nüüd seda maapiirkondadega, eks ole, et maapiirkondades tulevad siis teatud vahemaa tagant on püsti pandud mobiilimastid, mobiilimasti läheduses, eks ole, on foon kõrgem, et see siis väheneb suhteliselt kiiresti sellest kaugenedes. Ma võin tuua siia juurde ka ühe mobiilimastidega ja maapiirkondadega üks Brasiilia uuring, kus oli uuritud üle 800 mobiilimasti ja elanikkonna tervist nende mobiilimastide ümber ja seal leiti, et umbes kilomeeter poolteist sellises, ütleme, mõjupiirkonnas inimeste vähki suremus oli suurem kui väljaspool seda piiri, ehk see kilomeeter poolteist. Aga see ja linnas on see foon tunduvalt kõrgem ja kui me nüüd lähtume sellest, mida teadlased soovitavad ja ütlevad, et see tase võiks olla, jätame ühikud välja, on 20-30 ühikut, siis on üks väga suurepärane uuring, milles üks Rootsi teadlaste grupp uuris raadiosagedusliku kiirguse fooni Genfis, Maailma Terviseorganisatsiooni peakorteris ja võrdluseks juurde Stockholmi keskvaksali raadiokiirgusfoone. Ja siis tuli välja, et Maailma Terviseorganisatsiooni ametnikud on väga hästi teadlikud nendest teadlaste soovitustest ja oma kontoris ja tööruumides järgivad väga täpselt seda soovitust, et seal oli keskmine kiirgusfoon 20 ringis. Sinna juurde toome võrdlusena nüüd selle Stockholmi keskvaksali, kus oli kordades kõrgem. Ehk üldsusele on siis Maailma Terviseorganisatsioon soovitab neid samu piirnorme, mis kehtivad ka Eestis, mis on 10 miljonit, selle 20-ga võrreldes, et üldsusele soovitatakse, öeldakse, et 10 miljonit on teile täiesti hea ja ohutu. Aga ise töötavad igapäevaselt kiirgusfoonis, mis on suurusjärgus 20. Ehk vahe on 500 000 korda.
Mida nüüd Eestis peaks tegema nende kiirgusnormidega ja milliseid samme astuma? No kindlasti oleks üks väga oluline asi seesama, mis ma siin välja tõin, teavituskampaania. Nii et inimesed teaksid, oskaksid, saaksid aru sellest, et mida see tehnoloogia, milliseid ohte see tehnoloogia endas võib sisaldada. Ja teadlikkus annab inimestele võimaluse ka vähendada neid ohte. See oleks üks variant. Piirnormide karmistamine kindlasti. Ma tõin välja siin, nimetasin maid, kus piirnormid on väiksemad, mis tähendab seda, et ka telefonides, telefonides võimaldatav see kiirgus, et see tuleb madalamaks timmida, et nad ei kiirga nii palju. Siis on siia juurde seesama riskigruppide kaitse sai, aga samuti peaks olema ka järelevalvesüsteem, et ei ole niimoodi, et tööstus paneb kuskile kas antenni või mobiilimasti püsti ja peale seda enam ei kontrollita. Et paljudes maades on see praktika kasutusel, regulaarselt monitooritakse kiirgusfoone ja need on avalikkusele kergelt kättesaadavad. Et me teame ja võime olla kindlad, et need foonid, ja piirnormid, mis on riigis kehtestatud, et need peavad ka paika ja neid ei ületata meie elukeskkonnas. Ja siin oli juba juttu sellest, et et Eestis on need piirnormid nüüd läbivaatamisel. Teadlased on andnud oma soovituse neid piirnorme oluliselt karmistada. Et vaatame, kas meie riigiametnikud hoolivad rahva tervisest või mitte. Et siis saab igaüks sellest teha omad järeldused. Ja inimeste enda teadlikkus ja ka oma laste õpetamine selles osas. Ja loomulikult kõik reklaamikampaaniad positiivse näitena ma tooks selle sama Belgia näite, kus on keelatud reklaam, mobiiltelefonide reklaam, mis on suunatud lastele, et me mäletame ju väga hästi koroona ajast neid kampaaniaid, kus lapsi meelitati vaktsineerimisele ja vastutasuks pakuti mobiiltelefone. Kas lapsed peaksid üldse mobiiltelefone kasutama ja kui, siis mis east? Sellega lapsed ja mobiiltelefonid, sellel on mitu aspekti. Üks on nüüd see, mida me oleme siin terve saate rääkinud, on see sama raadiokiirgus, Ja ma tõin välja selle, et tingituna laste kehaehituse iseäratustest on see saadav kiirgusfoon sama aja jooksul oluliselt suurem kui täiskasvanul. Ja kui me võtame seda, et selle raadiokiirguse toime on ajas kuhjuv, sellel on kumulatiivne efekt. Ja kui me näeme selgelt, et ajukasvajate hulk suureneb, kasvab, me ei tea, mis see järgmises põlvkonnas, ülejärgmises põlvkonnas veel võib teha. Et me oleme nüüd katsejänestena selles katses, osalised, katse ei ole lõppenud. Et nii kaua, kui on mobiilimastid püsti sellisel kujul ja piirnormid kehtivad sellisel kujul, katse jätkub. See on üks, Ja iga vanem saab aru, et kui tegemist on siis tehnoloogiaga, millest sa ei saa aru ja mis sisaldab endas ohte, et siis tuleks laste sellise tehnoloogia kasutamist kõigiti piirata ja see oleks ainult hädakõnede, kasutamiseks. Teine variant on, mis on ka annab oluliselt väiksema kiirgusfooni, on sõnumite saatmine. Ja ma räägiks ka teisest aspektist, mille ma tahaks välja tuua, on see sisu, mis tuleb siis läbi nende samade mobiiltelefonide ja nutiseadmete. Et ma viitaks ühele Ameerika Ühendriikide sotsiaalpsühholoogile Jonathan Haidtile. Hiljaaegu ilmus ka tema raamat eesti keeles Ärev põlvkond. Ja tema väga põhjalikult seda teemat uurinud ja tema nimetab seda, mis meie lastega praegu tehakse, siis telekommunikatsiooni tööstuse poolt rahaliste, kasulõikamise nimel, ta nimetab seda suureks ümberprogrammeerimiseks. Et kui meie lapsed varem, normaalne lapsepõlv oli mängimine, siis nüüd on mäng praktiliselt lõppenud ja lastel on käes tehniline seade, mis programmeerib meie lapsi ümber ja me ei teagi, mis see tulemus on, milleks meie lapsed ümber programmeeritakse. Ja üks väga hea aspekt sinna juurde veel seesama, mis käsitleb seda sisu, mis tuleb, et meie elukeskkonda püütakse luua või
muuta järjest turvalisemaks nii-öelda. Turvalise võib panna siin ka jutumärkidesse, eks ole, kõik võimalike võimatute regulatsioonidega, mis vahepeal on sellised üsna kägistavad. Ja samas unustatakse ära nüüd see virtuaalmaailm, mis avab värava ja tõmbab lapsed sinna sisse või siis valgub see kõik sinna lastele peale ja kui püüdes luua turvalist füüsilist elukeskkonda meie lastele, eks ole, unustame ära selle virtuaalmaailma ohud, mis sealt kõik tuleb, eks ole. Et kõik sellised ideoloogiad, et lapsed on nendele avatud, nad on nagu keset tühja lagedat põldu 4 tuule käes laperdamas. Nende ideoloogiate, igasuguste kiskjate, küttide käeulatuses läbi selle virtuaalmaailma. Et see on jäänud lapsevanematel täiesti tähelepanuta ja siis mõjub natuke, ütleme sellise tragikoomilisena see, et kui vanemad toovad ühe väga olulise põhjendusena välja, aga et oleks minu hing rahul ja lapse elu turvaline, ma annan talle telefoni, et ma võiksin ta iga hetk kätte saada. Jaa, see on omaette teema veel kahtlemata, et Eesti ajuuurija Jaan Aru on rääkinud ka sellest, kuidas mobiiltelefon tegelikult mõjutab lapse kognitiivseid võimeid ja sugugi mitte paremuse poole. Et lapsel on väga oluline see, et ta saaks oma kognitiivse esimese kogemuse, saaks läbi reaalse maailma, mitte läbi ekraani. See on tohutult oluline erinevus ja see ongi see, et kui laps seda ei saa läbi reaalse maailma, kui õun on ekraanil, mitte käes, kui maailm ei ole mitte käe ulatuses, vaid kuskil ekraanil ja ainukene liigutus, mida sa teed, on kas paremale, vasakule, üles ja alla või siis nupuvajutus. See programmeerib aju tegelikult juba väga varases faasis fataalselt ümber. Et siin on, need asjad ei ole tegelikult üldse nali, et mul on väga hea meel, et sa tegelikult seda asja siin praegu kommenteerisid. Ja siin on siis lisaks ajuteadlastele, eks ole, on ka, ütleme siis kasvatusteadlased, pedagoogid, väga palju sellele tähelepanu pööranud sellele probleemile, mis eelkõige koolides valitseb, eks ole. Ja see on süvenev probleem. Ma tooks siia juurde ühe Inglismaal läbi viidud uuringu, kus otsustati, see oli suur Londoni piirkonnast, seal oli väga palju koole, kas oli ligi 100 või rohkem kooli, kus viidi läbi eksperiment. Lastel keelati koolides mobiiltelefonide kasutamine. Ja mis juhtuma hakkas, oli see, et laste õpitulemused hakkasid järsku paranema. Ja kõige suuremad kasu said sellest lapsed, kellel oli koolis probleeme olnud. Et sellised väga head õpilased, nendel ei olnud olulist erinevust. Neid see väga ei mõjutanud, aga kõige rohkem oli just see, et need, kellel oli koolis raskusi, kellel oli võib-olla sotsiaalne taust, keeruline, raske. Ja sealt tuli välja ka see, et paljud lapsed, kellel oli siis kas tähelepanuhäireid, aktiivsushäireid, eks ole, need hakkasid leevenema ja kaduma. Et selle on välja toonud ka Eestis koolipsühholoogid ja psühholoogid, psühhiaatrid. Et kui lapsel on kahtlustatud kas aktiivsus tähelepanu häiret, et kui on ära korjatud mobiiltelefon, laps paraneb imeväel, eks ole. Et tänapäeval on meil see, et laps püütakse selline tähelepanu aktiivsushäirega lapsed, eks ole, et saada siis kas kliiniline psühholoogi, psühhiaatri juurde ja lapsel pannakse ravimid peale, eks ole, et mis jäävad võib-olla ei tea, kas aastateks või võib-olla kogu eluks, mis on tõeline tragöödia, eks ole, arvestades seda, et kui tuleb välja, et põhjus hoopis mobiiltelefonis, eks ole, ja selles sisus, mis sealt tuleb. Ja seda võimendab siis seesama raadiokiirgus, eks ole, mis selgelt kahjustab inimesi nii kognitiivseid võimeid kui ka ajutööd ja kogu keha. Tõepoolest. Doktor Anti Kukkala, ma tänan, et said tulla siia stuudiosse rääkima nendest teemadest ja ma loodan siiralt, et see ei ole meie viimane intervjuu, vaid saame nendest teemadest kas nendest või laiendada oma spektrit veel edasi mõnes intervjuus rääkida. Aitäh! Aitäh, tänan kutsumast ja uute kohtumisteni!
kohtumiseni.